No nii, tere sealpool ekraani. Hakkame vaatama uut saadet. Seekord siis teemaks küberturvalisus. Nii et mul on hea meel, et leidsite tee siia, et ehk saate ka midagi teada, kuidas mitte langeda telefoniga ohvriks, kus oma PIN-koodid välja ütlete ja tunnete avalikust televisioonis piinlikkust, nagu Tambet Tuisk seda tegema pidi. Eesti Teadusagentuur. Ma sain aru, et te olete siia peale pannud muu selle voice'i. Noorte teaduskarussell Rakett 69 pöörleb täiskiirusel. Eelmisel korral panid raketlased ennast proovile piiripunktis, kus tuli kontrollida dokumente ja arvestada. Et teil on nagu tavaturvalisusest, lähme nüüd küberturvalisusesse. Tavalised piirid. Nüüd tulevad küberpiirid. Väga põnev. Väga põnev. Teil oli mõni Black Hat ja Red Hat. Black Hat. Ma ei ülesanne ka. Sa näed varsti. 15 000 euro suurune teadusstipendium Eesti Teadusagentuurilt. HK Unicorn Squad premeerib parimat tüdrukut 6000 eurose stipendiumiga. Silmapaistvaimale raketlasele paneb 6000 eurose stipendiumi välja Bolt. Tarkvaraettevõte CGI annab ühele kosmosetalendist raketlasele tasustatud praktikakoha. Võistluse esikolmik kindlustab endale õppekoha Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Eesti Maaülikoolis. Mul on siuke tunne, et see intro on kiiremaks läinud. Ma arvan, et selles veel ei ole, aga mingis saates see switchib kiirema peale küll. Mulle tundub nagu, et eelmist aega võrreldes nagu ülikoolide nimed loeti nagu kiiremini ette. Kui sa oled olnud teist osa selle hooaja Reactorist, siis seal tehakse eriti kiire intro. Rakett 69 ühendab ennast täna elektrivõrku, et tagada selle turvalisus ja tasakaal. Aeg on süsteemi sisse logida. Ja nüüd kõik panevad tuled põlema. Aga tuled ei läinudki põlema või? Pettumus. Keldris on ju alati pime. Innovatsiooni ja strateegiajuht Rudolf Penu ja CR14 küberturbeekspert Maarja Rohi. Küberrünnak elektrivõrgu vastu võib põhjustada ulatuslikke elektrikatkestusi, mis tõttu pöörab Elektrilevi üha enam tähelepanu just elektrivõrgu spetsiifilistele küberohtudele. Küberrünnakute tõrjumist saavad võrguettevõtted ja teised kriitilise taristu pakkujad treenida CR14 küberharjutusväljakutel, kus saab tegeleda reaaleluliste ohtudega. Oled kuulnud CR14 enne midagi? Ei, jaa. Nagu, et olen kuulnud, aga nagu ei tea. Täna näed. Võitab, kas me suudame seekord niimoodi teha, et me ei pane kordagi pausile või? Ma ei usu. Kurb. Aga sul on midagi head näidata mulle või? No ma midagi otsisin, et näidata, ma ei tea, kas see hea on. Väga hea. Nii, punktisüsteemi väike kordamine. On tänaste võistkondade koosseis. Kohe vaatame. Tead mis või? Te võiks lisada sinna punktisüsteemi siukse lükke, et tiim saab 20 punkti, siis nad pannakse 10 minutiks tuppa ja siis nad välja tulles peavad ütlema, kui palju punkte nad kellelegi annavad. Nad võivad teha otsus, et nad annavad näiteks kõik 20 punkti ühele mängijale. Nad saavad nagu kumulatiivsed punktid, siis nad peavad omavahel ära jagama. Nad peavad midagi võitma, et nad saaks selle 20 või lihtsalt kõik saavad? Ei, nad nagu see, et selle asemel, et võitvad tiivi kõik saavad 5, siis saavad need. Nad saavad nagu tiimi peale ja siis peavad jagama, kuidas kellelegi nagu. Rohelises vormis võistlevad. Aga kas siin on keegi teinud, praegu on meil vara, aga ma väga ootan kedagi siis vaatajatest. Aga meil on nüüd kõik tiimisaated ära olnud nagu päris elus. Et ma väga ootan, et keegi vaatajatest teeks selle lükke, et siis arvutaks välja siit selle graafi, et kes kellega kõige paremini sobis ja kes kellega kõige kehvemini nagu. Ja kui keegi tahab teha punktisüsteemile päriselt analüüsi, siis ma väga ootaks. Mina ootaks punktisüsteemi, mina ootaks seda, et kes kellega nagu kõvasti punkte skooris ja kes kellega mitte nagu. Ma arvan, et siin on nagu mingid keegi, kes dünaamilised duod. Emma Marie Ots. Siniste meeskond on nii perfektne, kuidas see olla saab. Aga võib-olla sealt tuleb ka välja, et nagu tegelikult me oleks võinud sama hästi täringut veeretada selle osas, et kes teadusseetest saavad. Ja sellepärast ma tahakski nagu punktisüsteemi analüüsi, et kui tuleb siis... Aga siis sa pead sinna lisama ju mingi kvalitatiivse mingi hindaja ju selle kohta, et kui hästi keegi mingit ülesannet lahendas.
seda on, nojah, ma ei tea, mille järgi seda teha. Aga kas vana süsteemiga ei oleks olnud põhimõtteliselt veeretud äringut või? Võistkonnad selged, alustame võistlusega. Nagu ja ei, aga nagu vana süsteemiga see duell nagu andis selle alati, et sa kukkusid nagu enda tegutsemise tulemusel välja. See on nagu erilemus, vaata. Et e-mailidest saadetud ülesanded saaksid täidetud, aga vältige seejuures õngitsuskatseid. Kas olete valmis? Jaa! Tööle! Ma hakkan kohe siin isikliku andmed, teil tuleb vaata taustainfo. Ma võin hakata vaatama neid meie läbi, aga keegi võiks koos minuga. Okei, vaatame koos. 24. november siis oled RakettScan projekti just on 4 aastat algusest peale, see uus projekt, või 4 aastat vana projekt. Müü on skännerit tootmisega. Ettevõte tegeleb kontor 2-korruseline, sa töötad kodukontoris, sul on ettevõtte või kontoris oma ruum. Mõtlesite välja või? Kuidas sellisele mõttele küll tulite? Ma olen näinud neid varem nagu Röntgeni saates, ma mäletan, ma nägin RakettScani. Kui sa loed nende seda seal ongi X-Ray Systems. RakettScan X-Ray Systems. RakettScan's cutting-edge scientifically fictional tomography technology detects objects, chemical changes and dangerously creative minds up to 10 meters deep in critical infrastructure based in Estonia. AI, blockchain, Estonian mafia. Aga mitte sellest ei tahtnud rääkida. See sama taustainfo, mida nemad loevad. Sinisel tiimil on siis öeldud, et sinu nimi, sul on mingi postkast ees, kus on kirjad. See oli neil infona kaasas, jah? Jah, sul on postkast, sul on see, mida sa tead. Sa tead, mis kuupäev täna on just kui nagu legendi mõttes. Sa tead mingit privaatset infot, näiteks kuidas sa saad oma uksest sisse. Sa tead, kes on su ülemus, sa tead oma Smart ID paroole, kui neid peaks olema vaja sisestada. See on sinu isikukood, sisselogimisandmed. Ja siis on veel öeldud, et neil on tahvelarvut laua peal, mida nad saavad siis kasutada, kui nad tahavad saada kas sõnumeid või Smart ID-ga sisse logida, siis see on see, mille järgi mida nad saavad kasutada. Te ehitasite neile siis nagu täiesti siukse ops, nagu oi. See on täiega ülesanne, mis ma tunnen, et võiks nagu avaneda võimalus inimestel nagu ka kodus harjutada. Vaata see samasugune, see mingi nende küpsiste lubamise ja keelamise mäng oli, kus sa said. Ma ei tea. Sa ei tea või? Vaata siis, kui tuli see, ma ei tea, mis see õigusakt oli, mis võeti vastu, mille tulemusel nüüd on vaja, ma arvan, et see oli osa sellest GDPR-ist. Et sa pead nagu iga kord, kui sa kuskil veebil lähed, nad küsivad su käest, või küpsisid kasutada. Normaalsetel lehtedel see on nagu sirgjooneline. Nad on nagu, et lubad või ei. Aga nagu kui nad väga tahavad su andmeid saada, siis see küsimustik on tehtud nagu siukseks keeruliseks. Ja siis sellest inspireerituna eksisteerib mingisugune veebisait, nagu mingi mäng, kus sa pead siis nagu speedrunnima, mis eesti keeles võiks olla? Kiiresti läbima. Kiir läbimist tegema siis nendele erinevatele nende lakendele. Ja siis vaatame, et kui ruttu see läbi saab, ilma ühtegi viga tegemata. Nagu. Aga siis sa peadki seal on nagu need topelteitused ja igasugune asjad nagu sees. Et nagu tee linnuke või siis need linnukesed on niimoodi, et sul on nagu see graafiline ikoon on nagu sees väljas, aga tähendused on eraldi legendina märgitud, mis on siis nagu ümber pööratud, nagu et sul on nagu tagurpidine. No igasugused siuksed nipid. Et ma tunnen, et siit saaks samasuguse selle rahvale kätte saada või siukse mängu teha, et nad saavad ka proovida. Jah, võib olla. Saadet siis või siis saame pärast vaadata kirja. Jah, sobib. Võistlejate ülesanne on teha vahet. Muidugi e-kirjad on väga välja prinditud. Ja no veits oli see, et kui me ei prindi neid, siis nad on seal arvuti taga, vaatavad neljakist ühte ekraani ja meil ei ole nagu väga palju midagi. Ja siis me prindime välja ja nüüd ma näitan korraks vahele, vaata postkast on niimoodi, et siin on osad, mis on lugemata kirjad ja osad, mis on juba nagu loetud. Mul on see kõige varasem kiri siin ära lahti praegu, aga kuna nad läksid kohe tahvli juurde ja meil oli küsimus, me eelmine õhtu seal printsime neid ja panime tahvli peale, et kas me prindime ainult need, mis on lugemata, me alguses printsime kõik, mis on lugemata ja siis me printsime kõik, nagu et sinna alla juurde, et siis sa saad nagu ikkagi kõik analüüsida. Aga see tähendab seda, et inimesed olid kohe tahvli juures ja mitte ükski tiim minu arust väga ei pannud tähele seda, et mul nagu tarkvaras on näha, millised on lugemata, et see on see hetk, kust ma pean hakkama. Täpselt sama nagu oli öeldud, et mis on see tänane kuupäev, et sa sealt näeksid, kuhu maale on justkui nagu meilidega tegeletud, kust maalt tuleb uus. Et see natukene, ma tunnen,
lasin mööda, aga see otseselt ei lõhkunud midagi ära, et nad lihtsalt tegid nagu varasemaid meil analüüsisid natuke rohkem. Nii, okei. Alustame alt. Oota, võidu tingimus. Võidu tingimus on see, et tööta meilid läbi ja tee ära need tegevused, mis sul on jäänud tegemata sellele, kui sa ei ole olnud. Ära sattu ühegi õngitsuse ohvriks. Et kes saab esimesena tehtud kõik tegevused? Jah, see vajutab nuppu, ütleb, et done. Ja õngitsuse karistus on ajaline iga kord. Õngitsuse karistus on ajaline iga kord. Siin on raketscan siin ja raketscan.ee, aga temal on õige, ma tahtsin ühest asjast veel rääkida. No, ma tõmban selle alla, aga ma ei pane veel X-i. See taustsüsteemi ma proovisin niimoodi ehitada, et ma võtsin, mul on siin see offline'is millised meilid on õngitsuskirjad ja millised on päris. Thunderbirdi meili klient ja sinna ma siis saan nagu mailifiled.eml laienegi failid sisse lohistada ja mul on kõik need kirjad justkui seal olemas. Ja siis ma sain need kirjad luua niimoodi, nagu ma tahtsin. Ja ma tahtsin nüüd, et seal oleks, osad oleks nagu õngitsuskirjad ja osad oleks nagu õiged. Ala, et keegi tahab suga LinkedInis ühendust saada. No, ja see võib vabalt olla õngitsus, aga see võib ka päris olla. Ja ma tahtsin siis niimoodi, et kui sa lähed hiirega sinna peale, et sa näed seda linki seal kuskil, eks ju, et see oleks päris link. Ja kui see on linkedin.com või see on mingi facebook.com, et siis noh, okei, ma teen ise mingi oma serveri, panen arvutis püsti, et see siis suunab minu tehtud lehele sinna. Aga see oleks ikkagi facebook.com. Ja ma olin jumala kindel, et ma saan seda teha. Aga siis tuleb välja, et see on nagu brauseritesse sisse ehitatud turvalisus, et need nagu globaalselt hästi tuntud domeenid, sa ei tohi neid nagu spoofida endale. Et sa ei saa, sul oleks vaja ka mingid brauserit, mis seda lubab. Või noh, selles mõttes see on nagu niipidi, et hästi lihtne on üles panna nagu ebaturvaline veebiserveri endale, mis on siis põhimõtteliselt http://facebook.com. Aga ükski brauser ei luba nendel suurtel domeenidel ilma selles HTTPS nagu turva sertifikaadita avaneda. Mis tähendab, et siis sa pead ka endale üles seadma siis nagu turvaliselt nagu sertifitseeritud serveri. Küll nagu, noh, sa ise ütled endale, et see on turvaline, aga jälle nagu mingi lisatakistus, mille ma siis nagu õppisin selle hetkel, kui ma olin mingi davai, mul on nüüd kiiresti vaja see püsti panna ja see ei tööta. Aga kas see ei löönud tagasi, et võistlejad vaatasid, et see on nagu, et see ei ole päris? Või need õnnestus sul piisavalt päris teha, et nad vaatasid, et see on päris? Millised konkreetsed asjad? Need nagu suured domeenid, mida nad nagu ma tegingi päris siis. Okay, ma tegin omale siis ikkagi selle serveri, see sai facebook.com kalküts. Ja ma ütlen, aga nagu seal nagu siis see lihtsalt muu nagu sisu seal lihtsalt laadisid selle HTML-i alla ja panid selle sealt üles või nagu, et kuidas see nagu usaldusväärne välja nägi? Noh, et seal ei tekkinud seda. Jah, no vaata, siin on eks ju see Karl Jõgi küsib dokumendid ligipääsu. Ja kui sa siia lähed nüüd hiirega peale, et siis see näitaks sulle seda päriselt seda Google'i aadressi. Kui sa nüüd klikkad, siis põhimõtteliselt kui lingid avanesid, siis sinna sealt edasi kõik oli nagu, me olime mängus. Ehk siis see avanes kas roheliselt tubli, sa tegid ära, mis iganes sa tahtsid siin lehel teha, või see avanes punaselt, et sorry, sattusid õngitsuse otsa. Isegi kui ütleme, sa ei pannud sinna veel mingit smartid ja asja, aga kui sa juba avasid selle vale lingi, siis me ütleme, et sa oled väljas. Aga see samm, et ma siia vajutades saaksin accounts.google.com et see avaneks brauseris üldse mingi asja, noh, et ma saaks seda punast või rohelist lehte sinna panna, et siis selle jaoks tuli natuke rohkem hüpata rõngassest läbi, kui ma arvasin. Okei, Anna punkt, kas? Küberhügieeni hoidmiseks tuleb alati jälgida kirja saatja aadressi. Kui saatja on tuttav, aga palub näiteks tundlikku informatsiooni või raha, siis tuleks üle kontrollida. Näed, siin me näeme, et nad juba tegelevad siis millegagi, mida tuleb lahendada, et nad annavad märku oma bossile, et mis asi täpselt juhtub. Võib-olla see on see hetk, kus me saaksime vaadata korraks ja neid kirju. Ja kirjade juures võib-olla, mis ajab segadusse natukene, on see, et ma natuke sain siin mängida, kuidas ma seda kuvan, aga vahel vaata, sa saadad vastuse ja siis need tulevad siia alla lisavastustena. Ja meil tegelikult algab kogu see asi 19. november, aga selle kirjaga siin, millel on pärast vastatud, millele siis sama meie boss Annika Rebane on vastanud, ehk siis see ei ilmu siin nagu selles mõttes õiges kohas. Et ma oleks ka saanud panna niimoodi, et need ei ole omavahel nagu lingitud, või lihtsalt see pealkiri tuleb siin ja sa saad nagu justkui eeldada, et need on vastus. Aga ma panin, et nad on lingitud, mis tähendab, et see natuke kadus ära, mõtlesime, et paneme üks väikse lisavimka. Aga põhimõtteliselt see kiri, see esimene siin, see on see, mis annab siis nagu kogu asjale selle konteksti. Loeme selle võib-olla meili läbi, siis me saame aru, mida peab tegema. Tere, Roheline Rakett! Alustame energiatõhususe suurendamiseks ja pikaajaliste kulude vähendamiseks päikesepargi paigaldamisel projektiga.
Projekt on strateegiliselt oluline ning selle edukas elluviimine on ajakriitiline. Vajalike dokumentide koostamise ja kooskõlastamise protsessis on tekkinud viivitus. Seega peame tegevusega tempot tõstma. Et tagada projektile vajalik töömaht ja kvaliteet, tuleb kaasata täiendavalt töötajaid teistest osakondadest ning jaotada vastutused ümber. Samuti viiakse sama projekti raames läbi kontori elektrisüsteemi kaasajastamine ning kaugloetava elektriarvesti paigaldamine, mis eeldab täiendavate tehniliste lahenduste kavandamist ja dokumenteerimist. Juba, eks ju, me tunneme siin, et tavaline see petukõne, see, et tulen elektriarvestit vahetama, juba võib-olla hiilib sisse. Projekti meeskond järgib meiepoolne tehniline koordinaator Anna Kask, meiepoolne projekti koordinaator Roheline Rakett, ehk siis meie. Ehk siis neil olid eri värvi need tegelased. Kellel oli sinine, kellel oli roheline. Jah, et see nagu nimi muutus. Et selles mõttes tegime endale elu keeruliseks, et kõigile pidime eraldi süsteemi tuuleerima. Siin on veel meiepoolsed inimesed ja siis on Pesatron OÜ tehniline nõustamine ja projekteerimine, välja mõeldud nimi Silver Killa, ilmselt on ka päris inimene, ma ei tea. Ja tal on siis ka siin nagu oma see välise toetaja meil on öeldud ära. Kõik projektiga seotud tegevust tuleb edaspidi dokumenteerida, salvestada vastavalt kehtivale korral projekti joosta, kui meil takistada või vajadused tähendavad ressursside järel, palun teavitamine viivitamata, projekti tähtaegade järgmine on prioriteetne. Ühesõnaga, siit me saime nagu selle üldise selle. Ja nüüd siis mõned päevad hiljem, kui sa oled ära olnud ja ei ole mingitele asjadele vastanud siin, siis boss küsib, tere, tean, et oled kodukontoris, kuid pikalt on vaikus olnud. Palun saada mulle sõnum, kui oled valmis projekti siis ülevaadet andma Elektrilevi tehniku tulemise aeg ja Elektrilevi sel kuul makstav summa. Ehk siis need on need nagu 2 asja, mis me sisuliselt tahtsime, mille sa said, kui sa töötasid läbi kõik ülejäänud e-kirjad. Pluss vältida siis, mis iganes asju siin on. Samamoodi, eks ju, et kui mult küsib siin töökaaslane Liisa Rannamäe, et raketscan.ee küsib dokumendile ligipääsu, siis me peaksime sellele dokumendile ligipääsu andma. Siin on näha ka, eks ju, drive.google.com, share request, blablabla. Ja siis meil on siin kohe kõrval on näha see Silver Killa. Küsib ka, tal on küll oma mingi isiklik e-mail siin, aga et kas me nüüd peaksime andma või mitte? Ja hästi tavaline päris elu olu. Jah, ja võistlejad vaatavad hästi, ma ei tea, kas hästi tihti, aga vähemalt keegi vaatas seda, et kindlasti keegi tahab meid skämmida, see on mingi välja mõeldud aadress, mis võib ka olla, aga päriselt sul ongi, võibki juhtuda, eks ju, et sul on see väline partner, kelle, kui sul ongi, sina elad oma Google Drive ökosüsteemis ja tal ei ole seda, oma meil ei ole Google'isse kohe sisse ehitatud, ta kasutab oma isiklikku meili seal. Ja võib-olla, aga kui ei ole ette nähtud talle seda õigust, siis ta seda ei pea saama. Et siin on ka näha, et kes vajab ligipääse ja tööülesannet tutvustust, Silver seda paraku ei vaja siin. Nii et seal näiteks seda anda ei tuleks. Nii, olgu, vaatame saadet. Näiteks telefoni teel. Kui aga saatja on tundmatu, siis tuleb hoolega kaaluda, kas seal olevaid linke või faile üldse tasub avada. Aigril on oluline kommentaar, et kui saad mingi kirja või meili või asja ja see tundub nagu veits kahtlane, sellista selle inimesele, küsi üle. Ja kui ta ütleb, et jaa, muidugi, mul on vaja seda raha või asja. Nii et ta on nagu justkui käinud, aga siin ta nagu küsib selle kohta, aga äkki ta küsibki, kas ta käis ära. Algul loeme kirju paarides, kuid siis saame aru, et 4 läheb töö tõhusamalt. Ma arvan, et need on õiged. Oota, meil oli kuskil selle uue projekti... Need kattuvad ka. Elektritõhusus ei ole, oota. Jaa, need nagu võiks nagu käia kokku. Siin tahvli peal on, eks ju, välja prinditud kirjad ja siis vasakul ääres, ma ei tea, kas näed, on pildid. On välja prinditud Facebook. On tõesti. Siin on välja prinditud terve Facebook, kui te olete näinud, kas internet saab välja printida, siis siin me oleme seda teie jaoks teinud. Ja miks see oluline on? Televaataja ei saa seda, te olete väga privilegeeritud, et te siin olete. Aga see Facebook, mis siin välja on prinditud, see on selline Facebook, Raketscani Facebook. Ja siin on näiteks postitused, kus Karl Jõgi postitab. Täna täitis mul 10 päeva Raketscan X-Ray Systems meeskonnas. Tiim on uskumatu. Aitäh, aga mis on oluline on võib-olla siin see, et me justkui proovisime siin anda seda nagu taustainfot, kus me anname välja selle, et mida me praegu teeme. Paigaldame uued päiksepaneelid, teeme põhjaliku elektrivõrgu uuenduse, viime sisse kaugloetava elektrisüsteemi. Mõte on selles, et see on see, mille põhjal jõuavadki mu postkastini tõngitsuskirjad. Et ma annan ise seda infot välja, mis tegelikult ei peaks kuuluma välistele osapooltele, eks ole, et kui meil ongi siin arvesti vahetus, vaatame, kus see tuleb, elektrilevi support.com, eks ju, et meie andmete kohaselt, tehke mingid
Smart ID värki, siis mul puuduks, ma võiks saata suvaliselt inimestele neid, kui ma tahaks olla see pettur, aga kui keegi ütleb, et me praegu tegeleme, siis ma õngitsen, ma viskan sinna selle kirja ja võib-olla ta reageerib. Et kui nüüd siin vaadata neid postitusi, siis need suht ilusti nagu täidavad kogu selle loo ära. Et mis, kus... Oota näite, mis seal vahepeal on, jah? See on sellest, kui RocketScan on Rakett 69 saates olnud. Veebruarikuus 2025. Siin tegelikult ka varasemalt näed on... Ja tomograafi ülesanne, seda ma mäletan. Siin see Vision Scan, see on ka miski, mis käib läbi sellest mailist seal. Et meil on ikkagi siin nagu täispakett on tausta sellest ehitatud kokku 1,6 jälgi, et päris Facebookis meil on natuke vähem veel. Aga okei, ma juba olen siin, vaata, tavaliselt, eks ju, sa teeksid seda, sa salvestaksid selle nagu lehe omale ära. Võib-olla läheksid siin, teeksid seda, teed inspect element siin, eks ju, muudad need, teed ise Facebooki lehed, et postitused, võib-olla lähed inspect element, muudad siit seda, ma ei tea, ma tahan, et see on 19.00, eks ju, pumm, ja siis mul see asi siin muutub 19.00-iks ja sa saad nagu modida endale selle lehe, ma saan selle salvestada, mul on see leht olemas. Tead, et Facebookis ei saa niimoodi teha. Miks ei saa? Mul on siin nüüd Facebookis lahti RocketScani Facebooki leht päriselt ja ütleme, et me tahame siin, näed, see on päriselt tehtud 30. oktoobril, see post, see on siis, kui me tegime neid asju. Ja ma lähen siia samas, ma olengi teist brauseris praegu, aga see ei muutu. Ja mul ei ole siin nagu seda elementi, mida ma saaks niimoodi muuta. See on kõik nagu laiali löödud, ära peidetud, kogu see konsooli pool. Miks? Kui sa lähed siia konsooli, boom, Facebook ütleb sulle stopp, tegemist on arendajalt mõeldud veebilehitseja programmiga, kui keegi palub sulle mõne Facebooki funktsiooni avamiseks või kellegi kasutajasse sisse murdimiseks siia midagi kopeerida, on tegu pettusega, mille tulemusel saadakse sinu kasutaja üle kontroll. Ehk siis mingi hetk Facebook nägi, et tehti palju selliseid rünnakuid, kus kellegi saadeti, näe, vajuta F12, sul avaneb see konsool, kopeeri sinna sisse see tekst ja see kopeerimise tekst oli mingisugune skript, mis siis varastas sellel Facebooki kasutajalt tema siis sisselogimise vajaliku informatsiooni ja siis keegi teine sai tema konto üle võtta. Ehk siis nüüd, ma ei mäleta, millal see täpselt juhtus, aga aitäh sellele inimesele, nüüd sa tegid meie elu palju raskemaks, mis tähendab, et me pidime käsitsi oma Facebooki siis tegema, et saaks lihtsalt välja printida selle. Siin küll iir läheb, nagu saaks igal pool kikata, aga ühtegi linki kuskil taga ei ole. Pildid ka suureks ei tule. Kurb. Laiki ei saa panna. Aga no ilus. Kõik on Gemini, näed. Ja. Kommentaare ka ei ole, nagu seda ma näen, et ei viitsinud panna, et 1600 jälgijat, aga ühte meeldimist ega kommentaari ei ole. See maja on nagu massiivne. No muidugi. Ma alguses vaatasin seda tavaline maja, aga nüüd ma vaatan seda veokit seal kõrval ja see nagu sellel ettevõttel läheb hästi. See maja on genereeritud selle maja järgi siin, vaata. Ja siis sa näed ka siin, vaata, need osad päiksepaneelid on nagu selles, või äkki need olid need nagu aknad olid seal selle maketi peal tehtud, et oli, ma ei tea, ma pean neid ka kasutama. Et see episood on ühesõnaga on täis väikseid tereeks. Üllatusmunasid. Ja see on ka üks see koht, kus Karoliine tootis seda sisu, et see jookseks tervikuks kokku. Ja see oli see koht, kus ta siis võttis ja lasi tehisarul teha neid asju. Ja ta ütles, esimene koht, kus ma tunnen nagu, et ma võin nagu lasta ja teha ja mis tuleb, see tuleb. Sest et sest et see ei ole päris. Sest see ei ole päris, täpselt. Et päris seal ta oli, natuke mööda, see ei tööta niimoodi, see on vale, see on vale. Siin ei ole vahet. Ei ole vahet. 6,8. Saetsime ära? Ei, me peame saatma selle summa. Me teame seda summa. Kas me Annikale kirjutasime sellest? Jaa, see on tehtud. Annikale? Ei, me Annikale ei kirjutame. Me peame Annikale sellest ka. Jaa, 7,8. See on tehtud. Ei, me peame Annikale. Jaa, see ise on tehtud. Me saadame Annikale. Siin oli vaja üks link avada. See on tehtud. Välja prinditud e-mailide seast õngitsuskirju leida on päris lihtne, sest paberil olev link ei kutsu ennast klikkima. Aga ma arvan, päris aus. Peaks kõik oma e-mailid välja printima, oleks kohe lihtsam. Sellepärast, et siin on öeldud, et Liisa Rannamäe tahab ligipääse ja Karl Jõgi tahab ka ligipääse, aga siin ei ole midagi öeldud, et Silveril oleks vaja ligipääse. Õige. Ta on teine meil ka. Pane küsimärk või ma ei tea, mingi erist.
meil kulub läbivaatusega üpris kaua aega, aga nüüd on meil lihtsalt meilid välja sorteeritud. Kas me maksame siis selle Elektrilevi arve ära? Kas me usaldame seda, et vaatasime me vist ütlesime, et on usaldusväärne. See vist oli jah. See on nüüd see, et Elektrilevi arvet võib maksta ja kui sa maksad, siis see tuleb see roheline link. Aga tegelikult sa ei pea seda maksma nagu, et see küsimus ongi, et ütle palju me peame maksma, küsib boss, sest bossil on vaja seda ülevaadet ja sina oled see, kes saab seda arvet. Ja anna see info, et millal tuleb tehnik. Kas me saatsime, Ralf, kas me saatsime Elektrilevile raha ära? Me ei saada Elektrilevile raha ära, me peame saada Annikale palju tulnud peab. Õige on jah. Loe seda eelmist meili. Siin on ju kirjas, ta ju tahab... Aga siin sinises tiimis käib hästi tugevalt see nagu edastaks. Kas see on niimoodi? Mis on hea, nad jõuavad lõpuks sinna välja, aga... Me ei pea Elektrilevile maksma, me peame saada Annikale palju võlgnema selle. Me peame Elektrilevile maksma 76,9 eurot. Enne konkreetse kirja osas otsuse langetamist tagab võistleja, et tema liigitus kattuks kaasvõistleja omaga. Oota, ja mis me selle 76,90 eest Elektrilevilt saame? Tahad vaata, mis te arvete? Kus juures? Ma lihtsalt mõtlesin, et see saade läks jaanuaris või siin eetrisse vaata, aga see muidugi, see ei ole nagu see on nagu teenus. Kas vaatame seda arvet siin? No. Ei, Mats, see on elektriarve billing.comilt. Kuule, niimoodi ka nüüd ei saa. Näed, no reply at elektrilevi.ee. Natuke sisse zoomitud. Tükk näeb välja meil, see on see meil. 79,6. Issand, ja tead, saad aru, PDF-ide attachimine nagu meilifaili sisse. Et muidu ma peaks veel PDF-i ka panema ja siis võib-olla lähevad mingid lingid sassi. Crazy. Arvestivahetus. Arvestivahetus. Ma tahaks midagi siis öelda kõikidele nendele inimestele, kes muretsevad, et teile helistatakse. Tere! Pakume tasuta arvestivahetust teile. Tehke seda. Arvestivahetus on alati tasuta. Kui see on Elektrilevi poolt, nagu öeldud, me tahame tulla panna teile uue arvesti. Kui sa ära lõhud, võib-olla mitte, aga arvestivahetus on alati tasuta. Et kui keegi ütleb teile, et imehea diil, me pakume teile tasuta arvestivahetust, siis jah, nii on. See on õige, ma arvan. See ongi see, et me peame andma teada, ta jõuab nagu kell 10, ehk siis see Anna Kask saab siis ise ta vastu võtta, eks ju, et Anna Kask võtab vastu. Aga siis on see õige ja siis see arve on ka õige, ma arvan. Ja siis ma arvan, et see ülemus küsis selle vahetuse kohta, kas see on ka siis õige? Siis ta küsis, et... ta tahabki saada seda sõnumit, eks ju. Kui alguses tundus, et roheline meeskond on end ülesande peale hästi ära jaotunud, siis praegu struktureeritust sellel jaotusel ei ole. Kas meil on see tehtud? Madis pidi tegema. Sellega on vist tehtud. Madis tegi selle ära. Tead, ma võiksin panna siia. Üks küsimus veel. Kas meil oli kuskil mingid Karli ajal mingeid küsimusi või siis me pidime, et ta saaks kõik vajalikule infole ligi? See on siis karljõge@raketscan.com pluss meili kujundus on tegelikult natuke teistsugune kui teistel. Et see on võlts meil, mida praegu Kristoffer uurib. Pääseks meelde, me lihtsalt jagame talle need... Ja siin oli küsitud uksekoodi konkreetselt. Keegi oli jälle näinud seda postitust. Karl Jõgi jagas, töötan Raketscanis, jee! Ja siis kohe oli keegi kirjutab. Toksid või? Oleme juba suurem osa kirjadest läbi töötanud, aga me pole lihtsalt piisavalt kiired. Kas te jagasite talle? See on jagatud. Jah, X on peal. See on juba ammu tehtud. Võta magnet ka ikka. Petised tahavad meie raha. See on ka tehtud ju. Ja, see on jagatud. See on tehtud. Jah, siin on ju asjad peal. Kirjutage tehtud, nagu päris me ei jõua kirjutada. See siin. Nii. Kuigi meil on antud ettevõtte Facebooki profiil, siis seda me eriti ei vaata, sest leiame kõik vajaliku info meilidest. Õige. Tegelikult leiab, aga see on selleks, et me saaks täis pildi. Aga keegi läks seal veel vanades meilis, andis seda request, LinkedIni friend requestidele, sõbrakutsetele vastas seal ja värki ja... Tegi nagu kõik ära. Jah, et nagu seal vanadest tehti ka, aga tehti õigeid. Keegi ei sattunud ühegi õngitsuse peale. Mitte keegi? Mitte keegi ülesande lahendamisel. Kõik oli nagu ekstra ettevaatlik. Jaa, täiega. Vaata, alguses sa nägid katteplaani sellest, mis läks punaseks. Ma olin lõpus nagu meid, äkki... Võtame mingi katteplaani, paneme kuhugi, tahaks näidatagi, vaata, midagi juhtub. Me peame Elektrilevile maksma 76 eurot ja 9... Ja kuna kõik arvutid olid täiesti offline'is,
siis kõik meilid, mis nad saatsid. Õige. Kõik meilid läksid niimoodi, et ta keerles 10 sekundit, ütles, ma ei saa netiga ühendust ja siis panid lihtsalt save, et siis neil oli nagu omal arvutis olemas. Mul on neid punkte väga vaja. Esimese ülesande võiduga teenisid kõik sinise võistkonna liikmed endale 3 punkti. Läheme teise ülesande juurde. Kas panid tähele, mis just juhtus? Ei pannud. Väga hea, seda keegi ei pane tähele. Vaadake nüüd. Kõik on roheline ja siis läheb katki. Tõesti. Läks corrupted. Ootamatu katkestus ja juhtimiskeskus peab olukorra võimalikult kiiresti lahendama. Taastage võimalikult paljudele tarbijatele elektriühendus ja kindlustage elektrivõrgu stabiilne toimimine järgmiseks 24 tunniks. Kas olete valmis? Jaa! Läks! Nii, kas me teeme tahvlile ka mingi tabeli, kus mida välja läheb? Mis meil see on? See on 6... 6, 6, 5, 3, 1, 4, 2. Võistlejad haldavad küberharjutusväljal elektrivõrku, mis koosneb 6 alajaamast. Iga alajaama kontrollimiseks on võistkondadel eraldi arvuti, mis võimaldab jaama ühendusi sisse ja välja lülitada. Eks ta ütles, et igal ajal on 6 seda moodulit, mis on siis CR14 justkui elektriharjutusväli, mida saab siis modulaarselt kombineerit teha ja iga selle jaoks on eraldi arvuti. See tegelikult on üks suur loogika ülesanne. Jah, natukene ilmselt tuleb kasu, kui sa saad aru, kuidas elekter liigub liinides ja kuhu läheb. Aga selles mõttes see on hästi nagu päriseluline ülesanne selles mõttes ka, et ma ei tea, et kui siin on justkui juhe vahel kuskil 2 asja vahel, siis seal on mingi päris releekast, päris mingi sensoorika, mis loeb seda, et need pinged võivadki kõikuda, nad võivad lugeda natukene erineval ajal, et see kogu see kasutaja liides peegeldab seda asja niimoodi, nagu see päriselt juhtimissüsteemis näeksid. Mitte seda, et nagu mul on oma arvutis väike kast, kus ma vajutan ja siis need asjad käivad. Jah, et päriselt need asjad käivadki läbi serveri, kuhu meil on eraldi tunnel sealt ehitatud. Kuskil väljas on, nägid Raideli saates, ma ei tea, kas nägid? Ei näinud. Ma tahan näha. Lülitage näiteks 5. alajaama tuulepalk välja. Kaarel võtab liidri rolli ja kõik ülejäänud tegutsema vastavalt tema plaanile. Kas see on siis katkine ühendus on ja see on siis see 3 ja 4 vahel? Aga selle üles seadmine oli küll, oi, neil läks kõik nüüd täitsa ilma pingeta. Igal pool, kus on tuli, see tähendab, et midagi on valesti, mitte et midagi põleb. Et kui ka pinget ei ole, siis on tulemärk. Ei, see peab olema execute, mitte cancel. Mina hakkan skeemi põhjal arvutusi tegema ja teised katsetavad ühendusi. Kas ma proovin ka ühendada neid? Jaa. Aga paneme kõik ühendused lihtsalt sisse. Hästi lihtsustatult vist. Kas siin oli nagu, millest sa rääkida tahad? Mina tahan küsida selle kohta, et kas oli nagu mingi päris karistus ka, sest et nagu kui sa nagu päriselt süükeses olukorras oled, siis sul on päris kuri karistus, kui sa midagi valesti vajutud. Elektrivõrgu operaatori igapäevatööd, mis seisneb erinevat kõrvaldamises. No ei olnud karistust. Aga laiosast, päriselt on ilmselt see, et sa mängid samamoodi arvuti peal läbi ja enne kui sa siis nagu lükkad selle päris maailma, siis sa oled simulatsiooni põhjal veendunud sellest. Aga kogu see võrk, see 6 alajaamast, hästi suur osa selle ülesande ettevalmistuse ajast läks sinna, et panna nagu elektrotehniliselt, ma ei tea, kas see on õige sõna, aga nagu, et see elektrivõrgu spetsiifika paika, et see simulatsioon saaks toimima. Et see sama 6 alajaamast koosnev süsteem, et muidu neil on see õppusel kasutusel mingi, ma ei tea, 20 siukse klotsiga, selle alajaamaga, kus siis tulevad erinevad Eesti või välismaa, ma ei tea, elektrivõrgu ettevõtete küberinimesed tulevad kokku, siis neil midagi läheb katki, keegi ründab, siis nad proovivad seda kaitsta, teha turvaliseks ja nii edasi. Et selles mõttes see 6. plokk on nagu eraldi tehtud meil selle jaoks. Ja selleks, et see nagu oleks
töötav elektrivõrk, sinna läks nii palju tunde. See on kahel. Ja laias laastus see natuke mudeldab Hiiumaa elektrivõrku. Okei. Aga on tehtud päris palju lihtsustusi. Pluss meil on siin, siin üleval, siin on nagu ainuke välisvõrguga ühendus justkui. Et meil on kogu see, ma ei tea, saarestik siin. Kõik on siis nagu ühe välisvõrgu ühenduse peal. Mis tähendab, et kui ma mingil hetkel, ma olin nendel elektrivõrgu disaini koosolekutel kaasas rohkem siuke, et kas ma saan ka aru ja kas kui on mingid nagu küsimused, ma oskan suunata, et päriselt rääksid inimesed, kes rohkem teavad sellest võrgust. Mingi hetk siis, kuskil jälle natukene võib-olla pall kuks maha või tempo ja aeglaseks ja siis ma proovisin omale nagu Excelis läbi arvutada neid asju ja andes nagu vahesisendit, et me saaksime edasi liikuda. Ja siis ma ka nagu, ma sisuliselt tegin omale Excelisse kogu selle sama skeemi, panin sinna mingid arvutused ja katki läheb sealt maalt, et ma ei tea ja ma ei oska arvestada seda, et kui mul peaks olema mitu võrguühendust, kes kui palju domineerib, sest kindlasti mul oleks vaja mingid lisavõrgu parameetrid, mida mul lihtsalt ei ole, eks ju, siin teada. Aga nii, ühesõnaga jah. See tundub nagu nii põnev, aga ma nagu ei tea nagu, mida ma nagu küsima peaks. Ja no me oleme peale ka rääkinud, sa ei ole kuulnud ülesannet. Siin tegelikult küsiti praegu režiimi vahetust. Põhimõtteliselt meil on režiim 1 ja režiim 2. Ja millele see siis viitab, on just kui üks on, ütleme, tuuline päev, kus nii paneelid toodavad, kui tuul toodab, ja siis teine on siis ma ei tea, tuulevaikne öö, kus meil nagu tootmised kaavad ära, aga tarbijad siis vastavalt tarbivad ka. Ja tarbijad siin erinevate režiimide vahel erinevad. Ma arvan, neil on öösel vähem kui päeval. 1,5. No, need lõpuks on siin, Raid natukene ka kirjutas juurde, mis need sõnad võiksid siin olla. Nii tarbijad kui tootjad varieeruvad erinevates režiimides. Ja mis on siis see nagu võimekus, mille me andsime võistlejatele, on suuremaks siia. On see, et ainuke asi, mis võib nagu muutuda just kui nende kahe režiimi vahel on see, et neid akupankasid, mida seal oli. 2 akupanka, üks oli alajaama 1, teine alajaama 2 küljes. Sa said öelda, mismoodi sa tahad, et need režiimides käituvad. Et kui sul ongi mingi suured nagu võrgu tasandi akupangad, et siis võib juhtuda, et ka nagu võrgu haldajal on otse ligipääs neid, et stabiliseerida võrku üleüldiselt. Eriti, kui meil on mingi suur katkestus, eks me olemegi mingis niikuinii eri režiimis, et siis neid saab sealt jooksvalt juhtida. Et see on see, mida sa sai juhtida. Lisaks, sa võisid võtta mingeid tarbijaid välja, aga see eesmärk oli leida siis selline olukord, teha sellised ühendused ja vajadusel ühendada keegi võrgust lahti, et ainult oma akuplaani paika pannes sa ei peaks nagu muid asju käsitsi ümber tegema. No kujuta ette, sa oled juhtimissüsteemis, süsteem on maas, sa proovid selle tagada ja nüüd sul on vaja minna, ma ei tea, tormi kahjustusi mujal likvideerima. Sa ei saa kogu aeg käia siin seda ühte spaad sisse välja lülitamas, eks ju, et sa lood selle olukorra, sa paned paika, kuidas see elab ja see peaks nüüd elama mõlemas nendes režiimis üle, püsima siis nendes normaalväärtuste piires. Selleks, et teaks, mis on need normaalväärtused ja kuidas üldse kõik see asi käiks, siis me andsime neile ette siukse 2 leheküljelise juhise. Ja selle me tegelikult saatsime neile eelmine õhtu ette lugeda, et nad ei teadnud veel, mis ülesanne on, eks ju. Seda nagu täit ülesannet ei teadnud, aga seda taustainfot saatsime seedimiseks neile ette, et nad said seda hakata läbi töötama. Et samamoodi siin on eks ju skeem, et mida seal kasutajaliidesel mingi asi tähendab. Või võib-olla isegi mitte kasutajaliidesel, aga selle sama normaalskeemi peal siin, et sa saaks aru. Sest et minu jaoks ma ei teadnud, et ühes alajaamas on 2 latti tavaliselt, 2 latil on mõlemal nii mitu ühendust, eks ju, lati külge me ühendame neid tarbijaid, ma saan lattide vahelist ühendust katkestada. Kõik see osa minu jaoks oli ka uus, ehk siis me selle proovisime kõik kirjeldada neile enne ära, et nad saaksid lennata sellele ülesandele peale niimoodi, et neil on see info olemas. Siin on nagu liinide takistused on ka juures, jah? Jaa. Cool. Liinide takistused ka. Me jätsime siit ainult selle, mis see sõna, see on aktiivtakistuse osa, sest et siis neil on võimalik ka natukene oma mingitel teadmistel põhil näiteks mingid arvutusi teha. Mitte, et nad ei pea neid aktiivtakistusi ka arvestama. Elektri küberharjutusväli on maailmas unikaalne ja see võimaldab läbi viia elektritaristu kaitseks vajalikke õppuseid ja koolitusi. Harjutusvälja kasutatakse ka maailma kõige suuremal tehnilisel küberõppusel Locked Shields, mida korraldatakse siit samast Tallinnast. Millest see nimi tuleb? Locked Shields või? Ei, CR14. Ma ei tea.
kas meil liinid on üldse ühendatud? Aga mis liinid? noh, meie jaoks, eks ju. Mina olen rohkem kuulnudki nagu CR14, aga hästi tugev nagu osapool on CCDCOE, mis on siis NATO küberkaitsekeskus. Kristjan on ilmselgelt segaduses ja ta ei suuda teha kes siis kasutab hästi tugevalt seda CR14 taristut ja nüüd, kui me ka seda ülesannet siin välja töötasime, siis on minu jaoks jäi natuke segaseks, kust jookseb mis piir, et meil on inimesed abis, kes on nagu ühest organisatsioonist, kes on teisest, aga lõpuks see tuli kõik kokku ja see oli kõige tähtsam. No mida siit saab veel? Suvila rajoonil saame välja. Aga Suvila rajoon oleks mõttega välja võtta ju kui elamu. Me saame proovida, vaata, mis juhtub. Teised tiimid on juba jõudnud katsetamiseni, aga punane tiim ei ole paraku analüüsist kaugemale jõudnud. Nii, kas me saame... Panin tarbimise peale. Ja ega neil rohkem operatsiooni ei olnud, kui on-off, on ju? Küsime. No akul on jah 3 operatsiooni. Siis lähme öörežiimi juurde ning lõpus lähme tagasi päevarežiimi juurde. Päevarežiim praegu. See töötab. Okei, nii tõmba joon ümber. Oota, siis valime. Kumb on päevarežiim? See on režiim 1 päev. Režiim 1. Ehk siis mõlemad tarbivad. Ja, nii, ja siis on korras. Kas siis vajutame nuppu? Mul on jätku küsimus siin. Ma oleks lihtsalt olnud, et kui meil on päev, paneme akut tarbima, kui meil on öö. No, küsimus oli, et leia akude setup või nagu leia akude seadistus, kus asi toimib. Nagu parim, mis ma saan teha, on see, et nad päeval laevad ja öösel annavad. Ja tehtud. Mis mind nagu, kas siin oli mingi konks, et ma ei saanud lihtsalt, okei, teen selle, vastatud. Kiir vastus. Oli. Sul oli vaja ikkagi ühendada lahti ka võrgust osapooli. Et sa pidid leidma, kes on. Ma ei mäleta peast. Võib-olla sa pidid ka mõne tootja lahti ühendama päeval. Keemis oli niimoodi vist, et rikked tekkisid siia vahele, eks alajaam 6 ja 5 vahele ja siia alajaam 4 ja alajaam 3 vahele. Mis tähendab, et lõpuks kõik asi, siit on välisvõrgu ühendus, tuleb alajaam 6, 1 ühendus alajaam 3, 1 ühendus alajaam 1 ja siit siis läheb 8, läheb 1 haru siia ja teine haru siia. Mis tähendab, et kui sul on ka siin mingi suur tugev tootmine või siin on tugev tootmine, siis meil võib ka pinge kasvada liiga suureks, sest et me ei suuda pressida ära kogu seda. Meil ei tarbita siin piisavalt ja me ei suuda kõike pressida ära tagasi läbi selle liini. Et sa mitte ainult sa ei pidanud optimeerima seda, et kas ma pean ainult tarbijat vaid võis ka juhtuda, et kuskil mul on seda tootmist liiga palju. Just siis nagu elektri tootmist. Jah. Mitte tootmist, mis kulutab elektrit. Jah. See, kui ma ütlen tootja, siis ma mõtlesin elektritootja, mitte pakenditootja. Stabiliseerime ühe alajaama ära, aga teisega me ei jõua valmis, sest rohelised vajutavad nuppu. Nii, rohelised. Teil on nägudel rõõmus meel, mis tähendab, et arvate, et teil on ülesanne lahendatud. Kohe kontrollime. Praegu on päev ja süsteem tundub stabiilne. Vaatame nüüd, mis juhtub öösel. Kuna päeval lülitasime välja ainult tootjaid, siis öösel nad ei tohiks võrku eriti mõjutada. Ja, kuidas nad lülitasid tootjaid välja tegelikult? Elektritootjaid. Ehk siis neil oli kõige vastuse jaoks oli vaja lülitada välja ka mõni tootja. Aga siis nad ei tohiks öösel eriti võrku mõjutada. Sest öösel nad ei tooda. Päikest ei ole, tuult ei ole. Okei. Elektritootjaid. Kogu aeg tootja on elektritootja. Ja ka öösel on süsteem stabiilne. Ja siin me nägime ka seda, vaata, et kui oli see ümber lülitamine, seal oli see mis on jälle natukene see päris elusüsteemides kuskilt mingi signaal, aga midagi veel. Tänu Kaarelile, ülihea tunnen sees. Kahju on, et me ei saanud Kristofferi miinuspunktist lahti. Kristoffer on löödud mees ikka. Tal on võimalus ju minna nüüd topelt või mitte midagi. Teise ülesande võiduga teenis iga rohelise võistlus. Ma seda vist rääkinud teise osa seal punktisüsteemi analüüs, aga mina esialgu pakkusin välja, et me miinus ei lähe. Sa oled 0, sa oled 0. Aga siis tuli muidugi näed miinusesse. Punaste arvuti turvalisuse tagan täna mina. Lõppmängu lähen mina, sest ma õpin informaatikat ja antud teema puhul võib sellest kasu olla. Vaata, ma näitasin sulle, et me andsime infomaterjali teiseks ülesandeks ette. Me saatsime ka 3. ülesande infomaterjali ette. Ja kui teises ülesandes oli 2 lehekülge seda, eks ju, 3. ülesande infomaterjal on 12 lehekülge.
okei, sellest me ei saatnud ette vihjelehekülge, tööplaan, mida teha ja me ei saatnud ette siin konkreetseid neid IP-tabeleid ja mingeid sisselogimise parooli ja asju. Et sa said sisuliselt äkki siit maalt alates 4 leheküljest, et sa said 7 lehekülge ikka vist. Vaata, mul on vahe küsimus siia siis nüüd enne, kui edasi lähed. Kui palju test lahendasid seda eelmist ülesannet? Kas said üldse test lahendada või? Sai test lahendada paberi peal. Okay. Ja selles mõttes lahendasid inimese. Ma ei mäletagi. Äkki me saime kellelegi veel anda, aga kontorist siit kindlasti. Karoliine ja kes meil siin ümberringi on, et nemad said nagu... Ja seda ülesannet, kes lahendasid, test lahendasid? Mina. Sest et laias laastus niimoodi, et need olid nii mahukad ülesanded, et seda taustasüsteemi, mis oli, see on alati nagu meie jaoks päris suur väljakutse, kui me teeme ülesannet, mida me ei saa ise enda maja sees otsast lõpuni toota. Ehk siis me sõltume sellest, et keegi teine peab panema püsti arvutisüsteemi, keegi teine peab tegema valmis selle osa, mis on kriitilise tähtsusega selle ülesande jaoks. Ja siis me lihtsalt ootame ja loodame. Ja siis eelmisel õhtul veel tuli ka seal, et mis seadmed said sisse lülitatud, mis asjadega saab ligi. Et siis ma sain seal ka keset tööd, ma sain veel katsetada läbi, et kui palju süsteem toimib, kui palju mitte. Kas on mingeid asju, mis tahavad veel kiiret parandamist, aga et ütleme, lõplikud testid olid ikkagi nagu viimase 2-3 päeva sees. Aga see on ka see, kui me juba salvestasime saateid, eks ju. Et tegelikult mul ei ole seal enam päevas lähel väga palju aega sellega tegeleda, et me salvestame 2 saadet päevas, kes veel ei teadnud, mis tähendab, et hommikul 9-st õhtul 10-ni laias laastus me ikkagi teeme kõvasti tööd. Siis öösel saab vaadata, mis on veel siuksed nagu rohkem sisu nõudvad ettevalmistused järgmiseks päevaks. Aga see dokument iseenesest koosneb sellistest osadest. Esimene osa, arvutivõrgu ABC, ehk mis on arvutivõrg? Teine osa, elektrivõrgu ABC, ehk mis seadmed meil nagu arvutivõrgu perspektiivist elektrivõrgus. Ma näen on hoopis teistsugune tähendus. Jah, ka minu jaoks oli üllatus alguses. 3. osa, arvutiga suhtlemise ABC, ehk kuidas läbi käsurea arvutiga suhelda. 4. osa, tulemüüri ABC, ehk mis asi on tulemüür ja mis on tulemüüri reeglid. 5. osa, NF tables ABC, ehk siis konkreetne tööriist tulemüüride seadistamiseks, mis on see süntaks, kuidas neid asju kasutada. Jah, see oli siis nagu see hunnik ABC-sid oli see, mis sai ette antud. Mulle meeldib, et te piirdutsite, et kõik olid ABC-d, aga te ei teinud nagu DEF-i ka juba siin juba. No jah, mõtle, kui sa oleks saanud elektrivõrgu DEF ja sa oleks nii, mul ei ole ABC-dki. Ja lõpus oli siis võib-olla siuke vihje. Ma ei mäleta, kas me panime selle laua peale või mitte. See oli siuke, et vajadusel me saame anda. Et see on põhimõtteliselt sammult, et mis ma peaksin tegema. Kuhu ma login sisse. Me ei ole ülesannet näinud. Vara veel. Sinised, kes teie seast läheb lõppmängu? Sinistest lähen lõppmängu mina. Lõppmängu lähen mina, sest olen pikalt tegelenud informaatikaga, mis on küberturvalisusega tihedalt seotud. Osalejad selged, alustame lõpp. Ehk siis praegu, kui nad valisid, eks ju, nad tegelikult juba teadsid, et neil on hunnik tulemüüri informatsiooni, mida veel ei ole olnud, et nad said selles mõttes eeldada, mille kohta see duell tuleb, selle põhjal nad said valida need esindajad, eks ju. Aga mis see konkreetselt on täpselt, mille vastu, kus seda peab seadistama, seda nad ei teadnud. Aga seal on tekkinud nagu seda olukorda ka, et nagu keegi ei taha minna või? Nagu tiimi sees on siuke nagu... No sest, et sa ikkagi saad miinuspunkte, kui sa kaotad. Et nagu, aga ühelgi salvestusel saad. Mina ei näinud küll saates, et selles mõttes, kui see, et kui nad pidid ütlema, siis nad kõik ütlesid. Võib-olla nad enne kaklesid oma vahel natuke, aga seal kõik valisid ära. Ja kauan aeg oli? Ma ei tea, eraldi nagu mingit aega. Ma ei kujuta, et kui meil on ülesanne saab läbi, eks ju, meil on stopp, kõik lähevad välja, me liigutame samas, siin ei ole väga stoppi. Siin nad ütlevad ju praegu ära ülesande lõpus. Eks nad pidid seal koha peal oma vahel siis selle kiiresti läbi rääkima. Okay. Et mõni minut kindlasti oli. Ma panin natuke tagasi, ma tahtsin näidata selle üldplaani. See teema sobib mulle ning mu võistkonnakaaslased usuvad minusse, nii et ma lähen lõppmängu. Vaata, siin sa näed. Ja sa näed. Siin on vist äkki juba resetitud need süsteemid. Või siis nad on kõik need nagu ühendused ära teinud. Aga et siin oli see, kus meil oli päriselt justkui katkestus ja siin oli see, kus meil oli päriselt ka katkestus. Et ülejäänud asjad, nad on lülitanud kokku kõik ära. Ma nüüd ei julgest vaadata, kes võitis?
rohelised võitsid, eks ju. Et äkki ka siin, kus on need kollased tulukesed siin natuke põlevad, et siin on mingisugune ülekoormuse situatsioon vist siis. Aga et need kastid ka reaalajas peegeldasid kõike seda, et kui ma arvutis vajutan, siis läheb ja see kõik, mis sa lugesid siin IED-d ja RTU-d, et iga kasti sees ongi need IED-d ja RTU-d on füüsiliselt seal olemas, et sa suhtledki selle füüsilise seadmega. Sinised. Osalejad selged. Alustame lõppmänguga. See on häkker. Kes see oli? See inimene, kes kõik need süsteemid meile üles ehitas. Et uus arvutivõrk oleks küberrünnakute eest kaitstud. Ubuntu. Nägid jah? Kas nüüd nägid, et läks punaseks? Ära vaata Ubuntut. Vaata seda torni seal kõrval. Oleks küberrünnakute eest kaitstud. Katteplaani jaoks spetsiaalselt tehtud. Punaseks. Kas olete valmis? Jaa. Läks. Ehk siis ülesanne on, et laias laastus sul on alajaam 6 on see, mida sa kontrollid ja see on nüüd läbinud mingi uuenduse, aga seal on 0 turvalisust peal. Sinu ülesanne on nüüd teha seda turvaliseks, et sinna saaks ligi need, kes peavad saama ja sinna ei saaks ligi need, kes ei tohi saada. Ülesanne on uuele alajaama süsteemile üles seada tulemüüri reeglid, mis laseks välisest võrgust võõrastel seadmetel alajaamale ligi pääseda, kuid jätaks võrguettevõtte töötajatele ligipääsud alles. 2025. Nii, ma sain Bluetoothi sisse. Nüüd vaatame, mis on reeglid. Tulemüüri reeglite seadmiseks on võistlejatele antud põhjalik juhis, mis selgitab, kuidas reegleid koostada. Eesmärk on lubada ainult sellised ühendused, mis on alajaama kontrollimiseks vajalikud. Lähtekoht on HMI, me saame siit. Nagu nii keeruline ju telesse teha seda ju. Et juhtimiskeskuse operaator saaks ka mitmesaja kilomeetri kaugusel tekkinud ohtliku olukorra võimalikult kiiresti lahendada, saab suurt osa elektrivõrgust hallata läbi mitmekihiliste segmenteeritud arvuti. Ma saan aru nagu käsurea võlust, aga nagu päriselt neil on ka käsurida või nad on nagu selle kuidagi teinud kasutajaliidestatavaks. No jah, samas ei tulemüüri pannud ikka käsurealt. Ja selles mõttes sa saad ette teha mingid asjad ja lasta siis kõigile peale, kui sul on sarnased süsteemid, eks ju lihtsalt, kui sul ongi IP-tabelid, mida sa pead siis igale ühele andma ette, aga mis siin Kaarli, meil näidatakse siin Kaarli ekraani. Kaarli on läinud passiga mitu korda ämbrisse. Jah, näed, sa suudad sellest siit välja lugeda, eks ju. Kes ei suuda, siis Kaarel, esimene samm on SSH-ga sisse logida, ehk siis see on niisugune virtuaalne tunnel, et ma oma arvutist saaksin nüüd ühendust mingi arvutiga, mis on seal alajaama sees. Ja selle jaoks ta on kasutaja student, ta peab selle IP-aadressiga arvutiga ühendama. Ja ta ei ole saanud hakkama selle õige parooli sisestamisega. Ja, aga nagu ta on saanud hakkama sellega, et ta on suutnud selle studenti IP sinna lisada, mis tal alguses on ka olnud, vaata ta mitu korda proovis et ta siit vaikselt järjest läheb, eks ju. Ma näitan siis seda juhendmaterjali, et selles konkreetses see parool oli niimoodi. Ütle mulle, mis on parool. Raketiga punkt, nagu tühikut ei ole alguses. Raketiga punkt taevasse hakkavad suure algustähtedega, siis on hüüumärk ja see on 2025. Ja, Kaarel proovis mingit nagu alamosa sellest ainult, et ta ei saanud aru, et kogu see asi on parool, mis aus viga, aga kuna teised võistlejad mõlemad said, siis me ei saanud seal hakata sekkuma otseselt. Ma ei tea, proovime seda siin, äkki see läheb õigesse. Proovin Bluetoothisse sisse logida, aga see ei õnnestu ning lõpuks saan aru, et ma olen parooli terve aeg paberi pealt valesti lugenud. Kas keegi pane korra... Oi! Madis mõtles, et läheb vajutan ise. Madisil oli siuke nägu, et... Ma näen, et sa tuled, ma lähen vajutan ise, sest mis siis, et mul pooleli on. Kui palju siis poistel hotki ja muid asju oli, kas oli kogemata mõne arvuti peal enne läbi ka proovitud ja käsutööd käinud noolega üles klikkida? Me tegime tühjaks. Okei. Et sealt, kus proovisime, sealt tegime tühjaks. Peatega lahendamine. Kristjan, sa arvad, et sa oled taganud, et arvutivõrk on turvaline? Jah. Hea uudis on see, et juhtimiskeskusega on ühendus kenasti olemas. Nüüd kontrollime, kas see peab ka rünnakutele vastu.
kui nad vastasid, siis me tegime, ma ei tea, 3-14 äkki või. Kõigepealt, kas on võimalik saada sinna sisse või nad on kõik ühendused kinni keeranud. Ja esimesed, me näeme siin vastust, kus juba saab, aga ma arvan esimesed 2 või 3 vastust, mida siin inimesed pakkusid, olid siuksed, et ei saanud. Ja me olime seal, me hoidsime nii kaua seda kinnist, me olime mingi, kas see on meie viga või see on nende viga. Ja me lõpus olime lihtsalt mingi, see häkker, kes meil siis oli kõik üles jäänud, temal oli võimekus iga masina vahel vajadusel hüpata, siis ta ka hüppas, ma ei tea, äkki ta hüppas nende arvutisse vahepeal, et kontrollis üle, et kas nagu on ja siis ta oli mingi, ei, nemad teevad valesti, meil on hästi. Ja siis me lihtsalt ütlesime, et me ei saa juhtimiskeskusse ühendust, eks ju, et midagi valesti, jätkake. Nüüd öeldes juhtimiskeskus saab ühendust ja siis me proovisime rünnata äkki mingite stsenaariumitega. Üks oli ala, et kui keegi on teise alajaama sisse murnud ja ma arvuti sinna lükanud kaabli taha, et kas ma saan sealt sisse teist alajaama mõjutada, mis tegelikult ei tohiks, sest üks alajaam teist ei tohiks kunagi mõjutada, juhtimiskeskus peaks saatma neid käske. Ma ei tea, äkki oli mingi struktuur välja, siis kolmas oli siis nagu välisvõrgust üldse kuskilt kõrgemalt kaugemalt. Ja häda, välisest võrgust õnnestus sinu süsteemi siiski rünnata ja mäng jätkub. Ja päriselt nii oligi. Jääb mul 2 silma vahele, et tegelikult peab läbi ettevõtte pääsema ligi ainult üks IP-aadress. Ma tahaks, milline see ründevektor siis oli? Et ta sai, ta nagu leidis nõrga koha ettevõttes ja siis läks sealt. Meil on niimoodi, vaata. See on su ruuter, eks ju, siin on all need seadmed, siin on siis nagu mingi just kui nagu välisvõrk, eks ju, kust siis SCADA server on see, mida me nimetame, mis on siis see juhtimiskeskus, peaks saama siit läbi. Ja sa saad, siin sa saad suhteliselt lihtsalt, sa saad reegleid teha 2 moodi. Sa saad öelda liidese järgi, ehk siis nagu interface'i järgi inglise keeles, et ma saan lubada näiteks selle alajaama 06-l, ma saan ka nimetada neid kõik eri liidesteks, kus mul on ühendus. Ma saan öelda, et kõik info, mis tuleb siit AJ siin liidesest, ma tahan saatada HMI siin liidesesse näiteks. Et see on lubatud. Ma saan liidese põhjal seda teha. Mis tähendab seda, et kõik seadmed, mis siin on, vahet ei ole, mis nende individuaalne IP-aadress on, nemad saaksid siit läbi sinna liikumist teha. Ja nagu mõneti ilmselt sellises kontekstis oma alajaama sees, kus me eeldame, et need on meie seadmed, seal ei ole võõraid seadmed. Kui keegi on füüsiliselt meie samasse alajaama sisse tunginud, siis meil on juba suuremad mured kui see, et kas meie tulemüürid on paigas. Aga sisuliselt sa saaksid teha siin neid nagu liides nimedega, mis teeb natukene lihtsamaks, sest et sa ei pea kõik IP-aadressi eraldi lisama. Siin meil ongi küll ainult üks IP-aadressi, üks seade on igas selles nagu võrgus. Aga nüüd, kui sa siit välisvõrgult lubad kõik siit liidesest sisse, siis ma proovisin natuke suht raskel tegelikult nagu mõelda, et kuidas me täpselt siis kujutame neid asju, aga et ma proovisin siia panna, et see punane siin teenusepakku võrk sisaldab tundmatuid osapooli. Et see on ala, Tele2 pakub mulle siit võrguteenust, eks ju. See ei ole küll see, et mingi suva tüüp USA-st näeb võib-olla kõik asju siin, aga vabalt keegi võib olla nagu selles võrgus mingil kujul veel või kas või mingi suvaline arvuti meie enda kontorist. Ja kui sa siit nüüd lubasid läbi liidese, siis sa said kõik teised seadmed ka sisse. Ja see oli ainuke asi, mis jäi Kristjanil selles vastust minu arust panemata, et tal kõik siit alt oli okei, kuskilt ei läinud midagi katki, aga siit poolt sai sisse, et kui ta oleks siin pannud selle konkreetse IP siia, siis tal oleks tehtud, aga ta siit lasi, sealt me saime sisse. Nii, mul on üks pole. Proovime ikka. Stopp, peatega lahendamine. Madis, sa arvad, et sinu arvutivõrk on nüüd turvaliselt seadistatud? Jah. Ühe vea jätsin ka sisse juhendisse. Kas see ka nii on? Ma lisasin ühe käsu, mida ma ei olnud järgi katsetanud. Ja selles kohe oli syntaksi viga. See oli reegli eemaldamise käsk. Sest et muidu oli öeldud, et kõik reeglid saad nullida, põhimõtteliselt kui sa rebootid süsteemi. Kirjutad reboot, sul on puhas leht, sa saad minna nullist. Ja ma ise katsetasin kogu aeg sellega. Rünnakud on edukalt tagasi löödud. Palju õnne, sina oled selle ülesande võitnud. Madis võitis. 2 punkti. Ja siis seal äkki üks Elektrilevi inimene lõpus, aga paneme selle eemaldamise käsu ka, et saaks. Ja siis ma olin okei, kirjutasin veel sinna juhendi lõppu selle eemaldamise käsu.
ja seda ma veel ise nagu täissüsteemi katsetes läbi proovinud ja seal oli mingi väike viga sees. Punkti. Kaarel ja Kristjan peavad leppima 1 miinuspunktiga. Ükski väline jõud ega katkestus ei suutnud täna elektrivõrku häirida. Järgmisel korral võistlevad raketlased juba uutes võistkondades. Kohtumiseni nädala pärast. Kohtumiseni! Pulss on ilus 80. Rintkervalu iiveldus. Järgmises saates otsivad raketlased lahendusi haigla seinte vahel. Miks ta reanimatsioonis on? Äkki ta on nii vana sellepärast? Sellepärast, et tal on pulss alla 40 ja see... Kus tuleb korraldada erakorralise meditsiiniosakonna tööd. Kuhu ta läheb? Reanimatsiooni. Tal on pulssi, ta ei ole mitte midagi. Ja mõõta vererõhku. Oota, stop. Sellest ei piisa. Meil on vaja pikemat toru. Kes on 16. hooaja võistlejad? Saa raketlastega lähemalt tuttavaks ja otsi lisainfot võistluse kohta Rakett 69 kodulehelt ja sotsiaalmeediast. Nii on. Mis siis õppisid tänasest saatest? Et mis ma õppisin? Tekkis aukartus elektrisüsteemide juhtimise ees. Ja selles, et kui palju sinna tehakse kõik asju. No tegelikult oli enne ka, aga jah. Ja selles mõttes on täpselt see küberturvalisuse teema, kui võib niimoodi nimetada, küberturvalisuse teema. See on siuke, et sa mõtled, et see on mingi, ma ei tea, IT-majade mure. Aga ma ei tea, et kui kes iganes vastutab sellest, et sul kodus kraanis vett tuleks, kui tema IT-süsteemid on nõrgad, siis sul ei tule enam kraanist vett. Siis sul, ma ei tea, vetsust ei lähe vesi enam ära ka, eks ju, ühel hetkel, et kuskil asjad lähevad katki lihtsalt sellepärast, et keegi saab ligi mingile arvutile, mis ütleb, et keerame siit kinni, teeme siit valesti, teeme siit katki. Et selles mõttes hästi oluline ja mis ma saan aru, et nad rääkisid siin sellest Lockchillsi õppusest, et seal ka on hästi suur osakaal on ka sellel, et igasugu kriitilist taristut, mis ei ole ainult IT-taristu, ka selle jaoks on ülioluline see küberturvalisus, sest et ülihea on lihtsalt halvata kogu ühiskond sellega, et ma teen arvuti tagant mingi asja ja ma ei tea, vett ei ole, elektrit ei ole, sidet ei ole. Ilmtingimata ei ole ka jälge maas, et see on siuke nagu post ei tule kohale, telefon ei tööta. Smart ID läheb katki, Smart ID ilmselt ei lähe katki. Smart ID on minu arust suht hea ja väga robustne süsteem ja ta saab natuke liiga palju heiti sellepärast, et seda kasutatakse võib-olla valesti. Aga see on jutt teiseks videoks. Väga põnev, varsti siis järgmine nädal järgmine saade või? Järgmine saade või homme? Ma olen juba põnevil sellest, et mis siis seal haiglas saama hakkab. Nägi välja küll nagu see haigladraama. ER või Grey's Anatomy oli täitsa tulemas. Kiirabi haigla. Grey Anatomia. Küsi kutsi mulikult, küsi miks.